Alustame Skeptiku pooltundi sarjas 7. saatega, seekord on teemaks keemiapilved, mis on jõudnud viimasel ajal üsnagi mainstreami. Ja külas on 2 inimest, lisaks Martinile on ka üks pilveekspert. Palun tutvustage endid. Tervist, mina olen Jüri Kamenik. Pilvede vastu olen ma tegelikult huvi tundnud juba 10 või natuke rohkem aastat, aga tõsisemalt ma olen neid Tartu Ülikoolis õppimise ajal siis uurinud ja nendega tegelenud ehk siis viimase 5 aasta jooksul. Ja loomulikult siis on minu huvi pälvinud ka siis niinimetatud keemiapilvede vandenõuteooria, et mis seal taga on, millega mis tegelikult on ja nõnda edasi. Millega üks pilveuurija tegeleb? Tegelikult seal on, 2 sellist põhilist valdkonda, et üks on võib-olla selline mikrofüüsikaline suund, et millest pilved koosnevad, samuti see, et kuidas nad tekivad. Ja teine on näiteks just see klimatoloogiline pool, et millist mõju pilved kliimale avaldavad. See on nüüd nii-öelda nende kliimamuutuste uurimises ka väga olulised, sellepärast, et mõnede pilvede mõju kliimale ei ole täpselt teada. No näiteks kihtrüngpilved, mis tekivad just ookeani troopilise osa kohal ja eks sinna alla kuuluvad ka muidugi siis lennukite tekitatud need joonpilved, et need avaldavad samamoodi kliimale mõju, et siis selgelt päevade arv väheneb ja nõnda edasi, et 2 poolt. Et võib öelda, et kui lennukid taevas lendavad, siis see mõjutab meie kliimat siin maa peal. Täpselt niimoodi, et esiteks need päevad, mis oleksid ilma nende joonpilvedeta selged, on nüüd mingisuguste pilvedega kaetud, et nad siis kuuluvad peamiselt kiudpilvede hulka ja kui atmosfäärsed tingimused on sobivad, siis nad võivad katta suure osa taevast ja siis läheb meteoroloogilistesse vaatlustesse kirja, et see päev on pilves. Sellepärast, et isegi kui taevas on õhukese pilvekihiga kaetud, siis ikkagi loetakse, et ilm on pilves. Ja teine on siis see, kuidas pilved mõjutavad atmosfääri kiirguslikke omadusi, et näiteks albedo muutub ja seal on ka teisi mõjureid, no näiteks kuidas see soojuskiirgus käitub ja nõnda edasi. Aga kas need pilved siis pigem aitavad kaasa kliima soojenemisele siin maa peal või hoopiski jahenemisele? Tegelikult see mõju on mõlemat pidi. Et ühes küljes nad tõepoolest peegeldavad osa kiirgusest tagasi, mis tõttu jõuab vähem kiirgust aluspinnani või siis maapinnani. Ja seetõttu on näiteks päevasel ajal ilmselt siis natukene jahedam, aga öisel ajal jällegi nad kaitsevad maad jahtumise eest, nii et mõju on hästi jämedates joontes kahesuunaline. Kumb nüüd mõju ülekaalus on, sõltub täiesti nendest, kui paksud need pilved on, kui palju need on, no siis ilmselt lennuliikluse tihedusest. Ja näiteks üks huvitav uuring tehti 2011. aastal pärast terrorirünnakut, kui USA kohal oli 3 päeva. Lennuliiklus praktiliselt ei olnud ja siis näiteks selgus, et ööpäevane temperatuuri amplituud oli praktiliselt suures osas USA territooriumilt suurem. Aga kriitikud jälle ütlesid selle peale, et võib-olla lihtsalt juhtus olema selge ilm ja kes siis selle vastu sellele vaidlesid, ütlesid, aga selge oli just sellepärast, et neid joonpilvi ei tekkinud taevasse. Ja see on siiamaani jäänud üheks ilmekamaks nagu juhtumi uuringuks, et kuidas nagu reaalselt need joonpilved siis ikkagi seda ilma ja ilmastikku võivad mõjutada. Nii, aga tulles selle keemiapilve teema juurde, mille pärast me täna siin oleme, et kas on uuritud, kuidas mõjuvad keemiapilved kliimale? No ilmselt saab uurida ikka sellise asja mõju, mis on ka tegelikult olemas, sellepärast, et selle teooria järgi on keemiapilved just nimelt sellised joonpilved, mis püsivad taevas pikka aega, ei haju, katavad tervet taevast ja on väidetavalt alles viimastel aastatel või siis mõnede väidete järgi ka viimastel aastakümnetel taevasse ilmunud. Aga
kui me nimetame neid teatud tüüpi joompilvi siis keemiapilvedeks, siis järelikult on neil täpselt samasugune mõju nagu nendel joompilvedelgi, et nagu siin räägitud, mõju atmosfääri kiirguslikele omadustele, mõju ööpäevasele temperatuuri kõikumisele, selgete päevade arvule, et muud mõju seal taga ei ole. Ja muide neid proove on nendest joompilvedest juba tegelikult aastaid, isegi aastakümneid tegelikult võetud, seda koha peal on tõesti mindud sinna joompilve sisse võetud proove selle mikrofüüsikalise struktuuri uurimiseks ja midagi üllatavalt ei ole, need raportid on, keda vähegi huvitab, on internetis kõik vabalt kättesaadavad. Vandenõuteoreetikud räägivad, et põhilist aine, mida pritsitakse, on alumiinium ja baarium. Ja väidetavalt looduses esineb tänapäeval mõlemat ainet ikka mitukümmend korda rohkem, kui oleks normaalne, kui oleks normide järgi lubatud tänapäeval. Samas ma saan aru, et nendest nii-öelda lennuki taga olevatest triipudest võetud proovid, sealt ei ole alumiiniumi leitud üllatavas koguses või on? Sealt ei ole leitud, et kõik need proovid, kus on see kontsentratsioon kõrgem kui lubatud, need on ikkagi kuskilt maa pinnalt võetud, kuskilt keegi on näiteks oma nii-öelda aiamaalt kogunud või siis on mingisugused maa peal asuvad proovid näidanud, et mingitel päevadel või mingitel hetkedel on need tunduvalt kõrgemad kui normaalselt lubatud, aga siin me peame arvestama sellega ka, et see, miks need proovid näitavad ühel päeval ühte, teisel päeval teist, seal on nii palju põhjusi, et alates juba sellest, et kuidas nende proovidega ümber käiakse, et saastumise oht ka professionaalsetel keskkonnaseirega tegelevatel inimestel tuleb seda ette, et mingisugune metoodiline viga ja tõesti näitab, et justkui oleks seal väga palju. Teine põhjus on kohalikud mingid häiringud, näiteks kui me räägime alumiiniumist, siis alumiiniumit leidub ju just savis hästi palju alumiiniumsilikaadid, et näiteks kui meil on, ma ei oska öelda, näiteks mingisugune tolmutorm või mingi muu selline ilmanähtus, et siis satub seda just lihtsalt pinnasest väga palju õhku ja sellepärast võib need proovid näidata, et näiteks alumiiniumi sisaldus on tunduvalt kõrgem, kui ta nii-öelda peaks olema. Ja lisaks veel juurde ka fakt, et alumiinium on maakoores üldse kõige levinum metall, mida esineb väga mitmel kujul ja seda on tõesti palju. Ja alumiinium ei ole ka mürkmetall, et kui saaks veel aru, ütleme tõesti baariumist või strontsiumist, et mis on tõesti kuuluvad raskmetallide hulka ja võivad ka organismis kumuleeruda jooksul ja põhjustada ka mingid mürgitusnähtusi, aga näiteks alumiinium ei ole üldse mürkmetall. Ja seda on meie igapäevases elukeskkonnas väga palju ja mingit ohtlikku mõju ta meile ei avalda. Baariumit kasutatakse ka meditsiinis kontrastainena röntgenipiltide puhul, et seda joodetakse päris suures koguses inimese sisse, kui vaja uuringuid teha. Selles mõttes ilmselt jah, et väga suuri mõjusid tal ei ole inimtervisele ja sama lugu alumiiniumi puhul, aga rääkides proovidest, siis on täiesti ametlikud proovid võetud ja Eesti jõgedest ka ja Eesti mullast ja on saadetud ametlikesse laboritesse uuritud ja on tõesti kõrged alumiiniumi baariumi tasemed seal, mida on ka vandenõuteoreetikud välja toonud. Kas oled kursis, et kas on mingisugust trendi näha nende proovide osas, et ma saan aru, et neid võetakse ikkagi mingisuguse regulaarsusega, et kas on alumiiniumi kogus suurenenud viimastel aastatel või pigem vähenenud või samale tasemele jäänud? No ütleme, need suurimad muutused toimusid tegelikult nende ainete puhul võib-olla just 90ndatel aastatel, et kui oli tõesti, ütleme, statistiliselt oluliselt võimalik märgata seda, et mitmete saasteainete hulk vähenes, aga alumiiniumiga on just see asi, et selle proovides olevat hulk tegelikult muutub ka aastast aastase päris palju ja see sõltub tegelikult ka sellest, milline on meil näiteks põllumajandus, milline on, kas on meil näiteks kuiva suvega tegemist või mitte, et see mõjutab, et mingisugust kindlasuunalist mõju või kindlasuunalist muutust selles ma
küll ei tooks välja, et suurenemisest me rääkida ei saa. Hiljuti oli siin 25. augustil Tammsaare pargis keemiapilvede vastane meeleavaldus ja koguti ka allkirju kodanikuühendus Puhas taevas, kes on igasuguseid uuringuid ka läbi viinud omal algatusel. Nemad kogusid allkirju aerosool pritsimise vastu, oli petitsioon.ee keskkonnas. Et Martin, isegi sina kirjutasid sinna alla? Ei, see ei olnud mina, kes selle alla kirjutas ja minu nime sinna lisas. Et politsei uurib seda praegu, kes seda tegi ja miks ta seda tegi. Aga see lihtsalt näitab ka seda, et selle petitsiooni alla kirjutanute hulgas võib olla isikuid, kes ei ole seda nagu teinud. Mis muidugi tähendab, et hulk inimesi sellel on ka reaalselt ja oma nime ja näoga alla kirjutanud. Ei, mina seda teinud ei ole oma nimega. Sinu ametinimetus oli väga huvitav seal. Mis see oli? Oli vist kuuenergeetik. Mis iganes. Sind ei huvita kuuenergia, nii et okei. Kodanikuühendus Puhas taevas ja ka teised sellised nii-öelda vandenõuteoreetikud on välja toonud, et igasuguste metallide pritsimine on kaitstud mitmete patentidega, et väljatult on võetud 130 patenti kliima teemal selline geoinseneerluse läbiviimiseks, mille eesmärk on kliimat muuta ja kliima soojenemise trendi tagasi pöörata. Ja kõik muud sellised kõrvalised asjaolud tegelikult mõnes mõttes loogiliselt langeb kokku, et küsimus ongi pigem selles, et kas pritsitakse või ei pritsita, ma saan aru. Et tegelikult patendid toetavad seda, igasugused mõõtmised väidetavalt toetavad seda, et kas oleks kasu kliimamuutuse tagasipööramiseks ja pärssimiseks, kui tõesti pritsida midagi taevasse? No ütleme, palju efektiivsemalt ajaks selle osa mingisugune muu meetod võib olla ära, et sellest ikkagi nii suure mastaabiliseks muutmiseks, ütleme siis planeedi kujundamiseks või planeedi kliimasüsteemi mõjutamiseks, et üksnes lennukitest midagi pritsida ei piisa, et näiteks oleks vaja stratosfääri viia väevlühendid võib-olla näiteks suures koguses, no näiteks looduslikult toimub see vulkaanipursetega, et siis tõesti globaalselt ka see temperatuur langeb tavaliselt 1 või 2 kraadi, et viimati oli näiteks 91. aastal oli üks suur vulkaanipurse, et kui tõesti täheldati sellist muutust, aga see, mis nüüd siin 2010 oli, see Islandi vulkaanipurse, see näiteks ei mõjutanud selle märkimisväärset kliimasüsteemi, sellepärast, et see tuhk või need väelühendid, mis sealt välja tulid, et need ei pääsenud isegi mitte stratosfääri, need tulidki üsna mõne nädalaga või mõne kuuga maha. Et seega tuleks ette võtta siis ilmselt ikkagi stratosfääris mingite ainete pihustamine ja tõesti siis nii suures koguses, et need ained siis ka tõesti suure osa sellest stratosfäärist või vähemalt mingisuguse osa sellest stratosfäärist ikkagi täidaksid ja muudaksid siis selle keerguslik omadusi nii palju, et näiteks temperatuur maapinna lähedal tõesti langeks, aga lennukid pihustavad põlemisprotsessi tõttu just veeauru, mis muutub jääks, see on siis troposfääri ülaossa ja tropopausi ja sealt ta küll jah, hajub laiali, aga sellel ei ole ikkagi selliseid mõjusid või ütleme, ei ole sellist globaalset mõju nii palju, et ta efektiivselt, et oleks efektiivne selle abil tõesti seda kliimasüsteemi muuta, et see lennukeid ilmselt ei valitaks, kui keegi tahab tõesti tõsimeeli sellise muutus läbi viia. No teine võimalus oleks ookeanides midagi muuta, et kas siis paisata sinna näiteks teatud toitaineid nii palju, et vetikad hakkaksid vohama, ka vetikad muide tekitavad neid väevlühendeid ja või siis näiteks üks võimalus, mida veel teha saaks, oleks
ookeanide kohal suurendada piirkihi pilvisust, et näiteks need kihtrõngpilved, millest ma siin saate alguses mainisin, et nendel võib olla märkimisväärne mõju kliimasüsteemile, et või nende hulka näiteks muuta, see vast ka mõjutaks globaalset kliimasüsteemi, aga see lennukite valimine, selles ma olen väga skeptiline. Kui ma lugesin saate eel baariumi kohta, siis ma komistasin niisuguse huvitava asjaloo pihta, et nafta puurimisel kasutatakse baariumsulfaati sisaldavaid aineid väga palju, mis ilmselt satuvad ka nafta hulka. Ja kindlasti on nafta hulgas ka igasuguseid muid aineid lisaks sellele, mis nafta keemiliselt on. Et kuivõrd on võimalik, et igasugused siuksed lisaained, kas siis inimese poolt lisatud või tõesti loomulik siukene saaste, et need satuvad pärast rafineerimist veel lennukikütusesse ja just see on see, mis maha sajab, et see on siukene võib-olla pigem ebapiisav puhastusprotsess või midagi muud sellist, mitte taotluslik geoinseneerlus. Jah, et kui neid proove tegelikult on võetud sealt kondensselgedest, et siis mõnedes proovides, nii palju kui ma need raportid on vaadanud, on küll täheldatud, et ütleme siis need mitte piisava puhastamise siis käigus on sinna tõesti midagi sattunud, mingid kõrvalisi aineid, aga neid nagu nii massiliselt ei ole, et nad võiksid nagu üldist seda saastekoormust tõsta. Et isegi see, et nüüd mõnda konkreetsesse, keegi näiteks tuleb välja mingi prooviga, et mul oli nii palju seal selle aine kontsentratsioon kõrgem, et kas on vähe tõenäoline sellepärast, et isegi kui tuleb sealt mitte piisava puhastamise käigus rohkem neid kõrvalisi aineid, siis ta ikkagi hajub õhu liikumisega nii palju ära, et on väga vähe usutav, et see just, ütleme, kui see lennuk lendab, eks ole, 10 või 13 kilomeetri kõrgusel, et ta sealt just nimelt sellesse proovi nüüd satub nii suure määral, et ta seda proovi ka märkimisväärselt mõjutab, et vähemalt maapealsete proovide käigus ei saa seda seostada mingisuguse konkreetse lennukiga või mingisuguse konkreetse nüüd näiteks ebapiisava puhastamisega, et selle kohta seost tuua ei saa. Sarnaseid fenomene on tegelikult veel, kus inimesed näevad mingisugust nähtust, mis on inimese poolt tekitatud ja tunnevad ennast halvasti ja süüdistavad seda konkreetset nähtust, et näiteks Wi-Fi puhul paljud inimesed ütlevad, neil tulevad Wi-Fi levialast tervisehädad või siis elades elektriliinide all on ka paljudel inimestel väidetavalt tekkinud tervisehädad. Ma saan aru, et seal teadus ei ole leidnud põhjuslikku seost. Samuti ka nii-öelda mobiiltelefonide kiirgusega, et mõnede väitel põhjustab see ajukasvajaid ja mida iganes veel. Ma arvan, et seal on võib-olla tegemist selle näiteks kinnituste otsimisega, inglise keeles on see confirmation bias, et tõesti inimene arvab, et mingil asjal on just selle suunaline mõju ja siis ta mingil hetkel märkab, et ta tunneb näiteks ennast halvasti, näiteks nende jälgede puhul, et ma tundsin ennast halvasti, ta nägi neid kondensjälgiga taevas ja siis ta nagu loob seose selle asja vahel, kuigi tegelikult seda seost ei pruugi üldse seal olla, et mina paneksin selle lihtsalt selle sama kinnituste otsimise alla. Ja teine asi näiteks ka just mingite seoste märkamisega on ka see, et mis meil parajasti nagu meelel või teadvuses on, et näiteks nende halonähtustega ma seda tähele pannud, et kui inimene ei oska nagu neid vaadata, siis ta ka neid suure tõenäosusega ei märka. Aga kui talle näidata, et täna on näiteks 20-kraadine halo või täna on ebapäikesed taevas, siis ta hakkab neid nägema ka järgmistel kordadel, sellepärast et ta on selle nähtuse nagu tuvastanud ja ta paneb seda ka järgmine kord tähele, et ma ütleks, et see efekt on natuke sarnane sellise asjaga nagu stereopildiga, et alguses, kui antakse stereopilt ette ja öeldakse, et leia nüüd see ja see kujund üles, siis alguses võib-olla ei leia, aga kui sa selle lõpuks leiad, siis sa järgmine kord seda sama pilti näed seda kohe uuesti, et seal on sellised efektid mängus, et vähemalt mina olen nagu omast kogemusest seda tähele pannud, et ikkagi põhjuslikku seost nüüd kahe samaaegset esineva sündmuse vahel on lihtsalt vaatluse või lihtsalt
selle põhjal, et mul on selline kogemus väga riskantne tuua, et need halvad enesetunded nende jälgede ajal või mingi muu selline asi, et ei ole nagu tõendid selle kohta, et seal on veenev põhjuslik seos, et see on pigem lihtsalt see kinnitust otsimine või see, et ma lihtsalt panen lihtsalt tähele seda kokkulangemust ja muud ei midagi. Nii et see on sükene üsna sarnane psühholoogiline protsess ka muude sükeste vandenõuteooriatega, mis inimesi väidavad, et kuidas neil tervist mõjutatakse. Jah, täpselt, et ka teistes, kus on mingisugune tervise mõju väidetavalt olemas, et ka samamoodi, et kui on mingisugune fenomen, siis inimesed ikka leiavad, et just sellel ajal on nagu see tugevam. Ja eks selle keemiapilvede seltskonna seas on ka selliseid inimesi teoksil, kes on ka mitmesuguseid teisi terviseseoseid oma arust märganud, näiteks, et need mobiilikiirgus kahjustab meid ja pakub selle vastu kaitset mingisugust või ka siis need uued elektrimõõdikud, mis saadavad ise siis signaali või selle elektrinäidu kuhugi keskpanka, et ka need siis väidetavalt selle sama seltskonna inimeste poolt väidetavalt siis tekitavad meile kahjulikke tervisemõjusid ja hoiatavad inimesi ja õpetavad inimesi, kuidas energiafirmale öelda, et mitte selliseid loendureid, elektrinäidu loendureid neile ei pandaks. Need uued elektrimõõdikud, see on üldse selline CIA värk, et tegelikult jälgitakse seda, et kas sul pellikus pirn põleb või mitte, mis ajal ja kui tihti sa käid seal ja siis tehakse sinu kohta automaatne profiil ja muud sellised teemad. Nojah, see lihtsalt näitab seda, et kus üks vandenõuteooria juba ees on, sinna on lihtne ligi tulla ka teistel ja tekibki selline niisugune meelelaade, et ma hakkangi igal pool igasuguseid seoseid nägema, et keegi kusagil väga tahab mind just kuidagi mõjutada mingisuguses neile vajalikus suunas või hävitada minu tervis. Kui teie tahaksite maailma muuta ja oleks teil vabad käed, et pritsida mida iganes taevast, mida te pritsiksite taevast siis? Mina pritsiksin ikka neid võib-olla näiteks väikseid väävliosakesi ja seda korraga nii siis ütleme ookeani kohale piirkihti, et nad tekitaksid rohkem pilvi ja teine koht, kui ma pritsiks, oleks kindlasti stratosfäär ja siis ma võin olla üsna, ja kui ma seda piisavalt suures koguses teen, siis ma võin kindel olla, et mõju on. Jah, mina kui nüüd juba paadunud pedagoogiks teel olev inimene pritsiksin inimestele teadmisi ja tarkust nii-öelda. Ja tegelikult ma ütleks veel selle teadmiste pritsimise kohta, et mul on olnud viimase mõne kuu jooksul tõesti selliseid juhtumeid, kus inimene ütleb, et ta tõesti nagu ei tea mitte midagi sellest teooriast, et kas ta on kuulnud küll, aga ta ei tea, kas see on õige või mitte ja siis on palunud mul nagu selgitada, natukene tuua poolt vastuväiteid ja siis ma olen seda teinud ja siis ta on 4 juhtumit oskan nimetada viimase 4-5 kuu jooksul ja siis inimene on jõudnud järeldusele, et tõepoolest, et ei ole nagu veenvaid tõendeid, et see vandenõuteooria oleks nagu tõsiselt võetav ja see näitab, et tegelikult teavitamisest ja inimeste teadlikkuse tõstmisest on tõesti ikkagi abi ka. Millest see sõltub, et kuidas mingisugune lennuki järel olev pilv käitub, et kas ta jääb kauaks sinna või ta väheseks ajaks kohe aitab ära? Mõnikord on, et lennuk lendab ja praktiliselt saba taga ei olegi ja mõnikord on sabad mitu tundi järgi seal. Jah, ja see on ka tegelikult päris sageli, et mõnes kohas see lennukisaba on, siis natuke sama tagant on nagu seal tühik ja siis ta on jälle niimoodi nagu mitmes kohas, et see on jällegi just nimelt nendest tingimustest, mis meil seal lennuki ja lennukõrgusel valitsevad ja tegelikult on need tingimused väga varieeruvad, et ütleme lennuki kiirus, eks ole, mitusada kilomeetrit tunnis, et selle aja jooksul ta läbib väga erinevate, võib läbida väga erinevate omadustega siis õhukihte näiteks, eriti just siis, kui ta tõuseb või laskub vastavalt sellele siis, kas jälgisi püsib kauem või mitte. Näiteks kui õhus on, ütleme see suhteline niiskus on seal lennuki lendamise kõrguses küllalt suur ja samal õhk on väga külm, siis põlemisprotsessi käigus tekib veeaur
küllastab selle õhu ja kui seal on need kondensatsioonituumakesi ka, noh, mida eks sealt lennukite mootoritest ikka neid natukene tuleb, siis tekibki see jälg, et lihtsalt see, kui need niiskus ja tingimused ja temperatuur on seal sobiv, siis jälg jääb pikaks püsima ja kui nüüd see õhk sellel kõrgusel ka tõuseb aeglaselt, noh, enne tsükloni või fronti lähenemist, siis need jäljed lähevad laiali. Et nad ühinevad omavahel ja võivad mõne tunniga terve taeva katta. Et küsimus on just nimelt selles, et millised tingimused seal valitsevad ja need tingimused varieeruvad õhukihiti ja ka horisontaalsuunas vägagi palju. Kas võib öelda, et lennukite jälgimisega võib lausa ilma ennustada? Jah, võib küll. Et näiteks eile, ütleme, lõunapaiku ma olin Vasalemmas ja seal hommikul oli hästi selline ilus säravalt päikeseline ilm. Päeva jooksul ilmusid kõigepealt taevasse lünklikud või selliste tühikutega kondensjäljed ja siis hakkasin mõtlema taha, et seal peab olema siis niiskus suurenenud, võib-olla õhk natukene tõuseb ja tõepoolest oligi niimoodi, et õhtupoole tuli neid pilvi juurde. Ja mõnedes piirkondades tuli isegi tugevat hoovihma. Ja täna hommikul me nägime ka tihedat udu, et saabus niiskem õhumass ja tsüklonaalne mõju siis suurenes. Et tõepoolest, et kui need jäljed jäävad kauaks püsima, siis on üpris tõenäoline, et saabumus on niiskem õhumass, ilm läheb halvemaks, võivad sademed tulla 1-2 päeva jooksul hiljemalt. Et see võimaldab ilma prognoosida ja on ka tegelikult tehtud, noh, vähemalt USA kohta isegi vastavad kaardid selle kohta, et millises piirkonnas võib näiteks neid kondensjälgi kauem, noh, kus võib oodata, et need jäljed püsivad kauem, ja kus neid tõenäoliselt ei ole või kus nad püsivad väga lühikest aega ja seda mõned asjahuvilised kasutavad ka isegi ilmakaartide asemel, et kus on ilma paranemist ja kus on ilma halvenemist oodata. Ühesõnaga selle järgi, et kui jälgib pikalt taevasse, siis on oodata head seeneilma. Jah, et nii ta on ja mis muud öelda, kui vilgud taevasse ja kui need jäljed tulevad, siis on teada, et võib minna paari päeva pärast seenele. No see kõlab palju täpsema meetodina kui siuke klassikaline rahvatarkuse seapõrna pealt ennustamine. Jah, noh ja selle seapõrnaga on jälle omad lood, et jah, aga igatahes need märgid siis, mis on nagu seotud siis konkreetsete ikkagi füüsikaliste protsessidega või olekuga, atmosfääri olekuga, et noh, pilvede järgi ilmaennustamine, joompilved on ka üks pilvede siis erimitest või vormidest, et nende järgi saab tõesti enda tarbeks ja selle antud koha kohta ilma siis mõneks tunniks kuni paariks päevaks prognoosida. Ja eks nende lennukite jälgimisega võib muidki huvitavaid asju näha, et mõnikord ma olen ka tähele pannud ja ka pildistanud sellist olukorda, kus justkui nagu väga palju taevas pilve ei ole, lendab lennuk üle, ta jätab juti järgi, aga see jutt heidab hoopis varju kuhugi sinna taevasse, et vari on näha ja selle järgi siis saab järeldada, et pole see taevas nii selge midagi, et seal on mingid suhteliselt raskesti nähtavad pilved, mille peale see vari siis heidetakse. Jah, et sellega on tegelikult selline huvitav asi, et mõned ütleme siis teoreetikud väidavad, et tegemist on kas see tumeda kondensjäljega või mingi tumeda valguskiirega või mingi muu eksootilisema nähtusega. Aga tegelikult on seal 2 võimalust, et kas meil on tegu väga õhukese pilvekihiga, mis jääb sest lennukis lendamiskõrguses madalamale ja siis see kondensjälje vari muudab selle pilvekihi nagu nähtavaks, et me näeme, et seal tõesti mingi pilvekiht on või teine võimalus, et mõnikord on taevas nagu selline hägune või valkes, et see tähendab seda, et õhumass on niiske, seal on võib-olla tolmuosakesi rohkem, et noh, näiteks mõnikord jõuab Eestisse näiteks Aafrika kõrbetest pärit sumestatud õhumass ja sellisel juhul võib see kondensjälg samuti varju jätta just sellele sumestatud õhumassile või õhumassi tõttu ja on ka väga sellised efektsed juhtumid, kus see kondensjälg jätab oma varju mingile madalamal olevale pilvekihile, pilvele, ütleme siis näiteks kõrgrünkpilvedele ja sellisel juhul tekib selline hästi huvitav 3-mõõtmeline vari. Ja hiljuti oli interneti kaudu levis üks pilt, kus need elektrituulikud
tekitasid pilvi. Jah, et seal oli tõesti hästi madal pilvekiht oli. Et ütleme siis udu võib-olla täna hommikuga võrreldav, ainult et veelgi madalam niimoodi, et nende tuulikutes ülemine osa oli nagu välja ulatus sellest udukihist või kihtpilvedest välja ja siis seal õhk liikus seal kindla kiirusega ja siis oli see turbulents hästi näha, et kui see õhk oli nendest ütleme, et tuulikud olid nagu takistuseks sellele õhule ja siis nad tekitasid keeriseid ja turbulentseid nähtusi ja see muutus väga nagu hästi seal udukihis nähtavaks, et kuidas see õhk seal liigub, aga muidugi oli neid teoreetikuid, kes ütlesid, et seal on jälle mingisugune salapärane asi taga ja. Jah, et nende ioonpilvede tekkimiseks ei pea ilmtingimata olema kuum, ütleme, õhk või veeaur väljuma lennuki mootoritest, vaid piisab ka nii-öelda mehaanilisest mõjutamisest. Jah, seda nii, et seal kondensjäled võivad tekkida kahel moel, et üks on tõesti see esimene variant, millest on siin nüüd pigem juttu olnud, et lihtsalt see kuum õhk ja see veeaur, mis sealt mootorist väljuvad, et need jahtuvad ja tekitavad selle pilvetriibu, aga teine võimalus on siis see aerodünaamiline kondensjälg, mille puhul, kui see lennuk liigub sellele suurel kiirusel, siis tekivad seal tiibade ümbruses ja ka propellerite ümbruses ütleme sellised kohad, kus see rõhk väheneb. Ja kui see rõhulangus on seal piisavalt suur, siis võib õhus olev veeaur hakata kondenseeruma ja sellist tüüpi jäljed tekivad just madalamates õhukihtides, madalamates ja soojamates, et kui ütleme tõesti seal 10-13 kilomeetri kõrgusel on rohkem need kondenseerumised, ütleme siis sellest mootorist väljuva veeauru või kuuma õhu tõttu tekivad kondensjäljed, siis madalamates õhukihtides tekivad just sagedamini. Need aerodünaamilised kondensjäljed, mis siis tekivad lokaalse rõhumuutuse tõttu ja kuna veeauru, ütleme see hulk õhus on tegelikult ju temperatuuri funktsioon, see tähendab, et sõltub sellest, milline see temperatuur on, siis kui nüüd see temperatuur langeb, siis mingil hetkel, kui see langus on piisavalt suur, võib see õhk saavutada kastepunkti temperatuuri ja siis tekkida tõepoolest need aerodünaamilised kondensjäljed ja neid mõlemat kondensjälje tüüpi võib ka koos näha, et siis tekib nagu selline, et nagu sellest peamisest jäljest vajub madalamale veel üks selline triibukuline pilveke, milles võivad tekkida rõngad või isegi kromosoomi taolised kujutised. Jah, et mõnikord on nagu näha, et kui lennuk on 2-mootoriline, siis järgi jääb talle näiteks hoopis 4 triipu, mitte 2. Jah, et siis on meil mõlemad need tekkimise võimalused koos. Tänaseks on meil saatega otsa lõppemas, aga ma tänan teid, te olete andnud vandenõuteoreetikutele suurepärase uue idee. Nähtamatud pilved. Tegu võib olla ka varjunud UFO emalaevaga, miks mitte. Sinna peale heidetakse varju, aga otseselt näha ei ole, nii et mõelgem selle üle ja otsigem internetist pilte ja kirjutagem artiklid. Nägemist!